Tänases episoodis oleme tulnud Iisraeli kõige kaugemasse Põhja Hermoni mäe jalamile. Siit leiame hulgaliselt ülivanu piibli asundusi, mis asuvad otse Jordani jõe lätetel. Siit me leiame elava vee, voolava vee lätted ehk Jordani jõe lätted, mis on voolanud järjepanu juba tuhandeid aastaid, andes elu kogu maale. Kuid meie siirdume otsima siit elavat Jumala sõna, mis kõneleb meile meie ellu tänaseni Jumala sõna ja annab meile jumalikku ilmutust. Siin põhjas, lausa Liibanoni ja Süüria piiri ääres on 2 põhilist Iisraeli rahvusparki, Tel Dan ja Banjas, mis on otseselt seotud piibli sündmuste ja tegelaste. Tänases episoodis keskendume aga kunagisele kuulsale linnale, mille nimi on meil Uues Testamendis antud Kaisaria Philippi nimega. Kuid tänaseks on selle nimi jäänud Banjaseks. Nimi ise aga tuleneb Kreeka ebajumala Pani nimest, keda siin käidi kummardamas. Kui Jeesus oma jüngritega siia jõudis, oli Banjases paras kompott Kreeka ja Rooma erinevate jumaluste pühamutest. Paik lausa kubises erinevatest üksteise kõrvale püstitatud templitest ja kultuspaikadest. Linn oli Jeesuse ajal sedavõrd paganlik ja patune, et juutidel oli lausa keelatud sellesse siseneda. Kuid evangeeliumitest loeme, et Jeesus tuli siia oma 12 jüngriga. Viimaste jaoks oli see kindlasti vägagi ebamugav kogemus. Kindlasti mitte just lemmikkülastuste top 10 olev sihtkoht. Just selle koha peal seisis jumaluspaani kummardamise platvorm. Nende jumaluspaan oli oma puusast ülespoole pooleldi inimene, altpoolt oli ta aga sikujalgne, keda tihti kujutati flööti mängimas ja tema flöödimäng oli nii ahvatlev kitsedele, kes tantsisid siin sellel platvormil. Tema meeldivate vilepilli helide rütmi tõttu anti sellele platvormile nimeks tantsivate kitsede platvorm. Selle samas kohas ohverdati paanile ja pandi toime erinevaid seksuaalperverssuste akte. Nagu näete, voolab otse sellesama kalju alt välja allikas, mis kevadise Hermoni lumesulemise ajal on võimas ja kohiseb, suve lõpuks aga tasaselt voolava veega. See on Banjase Nire, 1 3 samasugusest, mis veidi eemal rohkem jõudu kogudes ühinevad ja moodustavadki Galilea järve poole voolates Jordani jõe. Kreeklastele lisas allika kalju alt välja voolamine veelgi müstikat juurde ja küttis nende kultuslikke uskumusi. Nad läksid isegi nii kaugele, et pidasid koobast pääsuks all maailma, heites siit alla koopasse ohvreid Panile. Sageli olid ohvriteks ka elavad inimesed. Kui ohver põhja vajus, siis järelikult võttis Pan selle vastu. Kui viimane jäi pinnale ulpima, siis hülgas Pan selle, kuid ohver oli leidnud ikkagi oma kurva lõpu. Kuid on hämmastav, et puhas ja värske allikavesi voolab välja just sealt, kus usuti olevat pimeduse maailma viivad väravad. Tegelikkuses aga voolab sealt välja elu. Vesi, mis elustab ja õnnistab Iisraeli maad ja nende inimesi. Sageli me kardame saatanat ja pimeduse maailma liiga palju. See pilt siin Banjase koopas ilmestab meile, et vahel lähtub suurim elu ja õnnistus välja kohast, mida me kõige rohkem pelgame.
seisame siin Paani templi suudmes, kus kunagi seisis peal tempel. Täna on tempel täielikult hävinenud, kuid see auk, mida siis peeti allmaailma pääsuks, on ka täna sodi täis ja see on kuiv, siit ei tule isegi vett välja. On raske ette seda kujutada, milline see oli sel ajal, kuid kui me mõtleme selle peale, et siia samasse auku, mis oli tollel ajal sügav, mille põhja isegi näinud, kus kees üles seesamane nire, Paaniase nire, sinna samasse ohverdatigi inimesi Paanile. Mainisin, et siin ei kummardatud vaid ühte jumalust. Kalju nišides, mis on eemal meil selle kalju seinas, asetsesid erinevad kujud, Zeusi ja Nemesise kujud ja samuti roomlased, kes tulid pärast selle uuke, nemad püstitasid siia oma jumalate templeid. Kuningas Herodes, kes aga oli, ütleksime, roomlaste fännaja, püstitas siia Rooma keiser Augustusele templi, kes oli samamoodi jumala staatuses. On huvitav täheldada, et seesama paik oli kaua enne Jeesuse aega paganlike jumalate kummardamise kohaks. Strateegiliselt asus see Egiptuse ja Mesopotaamia kaubateel. Seepärast läbisidki linna kaupmehed ja rändajad, kes siin peatudes harrastasidki kohalike jumalate kummardamist. Lisaks piiblis toimunud sündmustele on siit välja kaevatud vapustavad arheoloogilised varemed, mis kõnelevad meile erinevate ajalooperioodidega seonduvat, mida uurime veidi hiljem. See on üks väheseid kohti Jeesuse jälgede otsimises, kus võime tema kohalolekut nööpnõela täpsusega määratleda. Just siin leidis aset ülimalt oluline vestlus Jeesuse ja tema õpilaste vahel, mis seondub otseselt ka selle paiga erilisuse ja paganlike uskumustega. Nüüd aga tuleme selle põhjuse juurde, miks me üldse oleme tulnud siia Paniasesse. Aga kui Jeesus tuli Filippuse Kaisaria rajale, küsis ta oma jüngritelt ning ütles: keda ütlevad inimesed mind, inimese poja, olevat? Nemad ütlesid, mõned ütlevad sind olevat ristija Johannese, teised Eelia, aga teised Jeremia või ühe prohveteist. Tema ütles neile: aga teie, keda teie mind ütlete olevat? Simon Peetrus vastas ning ütles: sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Jeesus vastas ning ütles temale: õnnis oled sa, Simon Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on taevas, ja mina ütlen sulle, kas sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa maa peal seod, see on taevas seotud ja mis sa maa peal lahti päästad, on ka taevas lahti päästetud. Miks pidi Jeesus matkama nii pikka distantsi, et küsida oma jüngritelt vaid ühe küsimuse? Kas me ei oleks nõus matkama kellegagi koos mitu päeva, vaid selleks, et küsida temalt ainult üks küsimus? Kas ta poleks neilt saanud oma küsimusele sama vastuse, kui ta oleks seda küsinud kuskil Kapernauma linna õhtust panoraami vaadates või mäejutlase mäenõlvalt vaadates Tiberia linna õhtuseid tulesid? Usutavasti. Sellel küsimusel oli aga oluline seos selle paigaga siin. Samal põhjusel viis Jumal Hesekeli välja surnud luude orgu, et küsida temalt samuti vaid ühe küsimuse: kas need luud peaksid saama elavaks? Miks pidi ta ronima Taaborile, et näidata oma jüngritele oma auhiilgust?
miks pidi Jumal viima Abrahami telgist välja ja näitama talle arvukaid taevatähti? Miks vajab Jumal meid viia kuhugi konkreetsesse kohta, et näidata või küsida meilt midagi? Just teatud kohad või kontekst sööbib meie mällu ja loob vajalikke seoseid meie meeles, mis aitavad meil mõista jumalikku sõnumit. Alati, kui käime söömas ühes restoranis oma sõbraga, siis ta ütleb, just siin palusin ma oma naise kätt. Nii loovadki konkreetsed kohad olulisi seoseid meie meeles. Proovime siis kuvada enda silmade ette loetud evangeeliumi tseeni ja vaatame, kas see kõnetab meid siin enam, kui me loeksime seda kusagil teises kohas. Jeesus istus kuskil siin, kus pidi olema näha eemal olev koopasuu ja see ülemine kalju. Selle vaate taustal küsib Jeesus, keda inimesed ütlevad mind inimese poja olevat. Vastuseks sai ta palju erinevaid ja häid pakkumisi erinevatest piibli suurkujudest, kes olevat inimeste arvates Jeesuse isikus inkarneerunud. See, keda me näeme Jeesuse isikus, on meie jaoks kogu meie elu, meie usku määratlev küsimus. Jeesuse õige identiteedi äratunnetamine on sedavõrd oluline, et ilma selleta ei ole meil võimalik isegi saada päästetud. Kui me usume ja mõistame, et Jeesus on Jumala poeg, siis see saab olema meie elu pöördepunktiks, radikaalseks muutuseks. Kui Jeesus oli 8-päevane, toodi ta tema vanemate poolt templisse ümberlõikamisele. Seal toimus 2 üllatavat Jeesuse identiteedi äratundmist. Luukas kirjeldab neid sündmusi järgnevalt. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Simeon nimi. See mees oli õige ja jumalakartlik ning ootas Iisraeli troosti ja püha vaim oli tema peal. Temale oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitud. Ja ta tuli vaimusunnil pühakotta ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuõpetuse kombe järele, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles, issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järele, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja auhiilguseks oma rahvale Iisraelile. Ja ta isa ja ema panid imeks, mida temast räägiti. Ja Simeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale, vaata, see sinane on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse, ent sinu omastki hingest peab mõõk läbi tungima, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemised. Ja seal oli naisprohvet Anna, Fanueli tütar, Aaseri suguharust. See oli väga elatanud ja oli elanud oma mehega 7 aastat pärast oma neitsipõlve. Ja tema oli lesk, ligi 84 aastat vana. See ei läinud ära pühakojast, vaid teenis Jumalat paastumise ja palvetamistega ööd ja päevad. Tema tuli sinna samal tunnil, ülistas Jumalat ning kõneles temast kõikidele, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. Muudele templi külastajatele ja vaimulikkonnale oli see beebi järjekordne klient, kellele toimetada nõudekohast ümberlõikamist ja saada selle eest tasuks mõned mündid templi kassasse. Mõned emad võib-olla imetlesid seda beebit, kõditasid teda põsest ja küsisid, mis tema nimi on. Kuid oli 2, kes tunnetasid ära Jeesuse tõelise identiteedi, isegi beebina, Simeon ja Hanna. Nad olid maailma esimesed inimesed, kes püha vaimu ilmutusel said sellest aru. Saatan tuli röövima kõrbes Jeesuse identiteeti, kui ta oli 40 päeva paastunud. Ta ütles, kui sa oled Jumala poeg,
siis ütle nendele kividele, et nad leibadeks saaks. See oli hetk Jeesuse elus, kus ta oli paastunud ja paastumisest nõrk ja kurnatud. Sellistel hetkedel võime kergesti hakata kahtlema selles, kes me oleme. Saatan tahtis, et Jeesus küsiks, kas ma ikka olen Jumala poeg. Ma olen nõrk, väsinud ning ei tunne ennast hetkel just eriti Jumala pojana. Meie elus on hetki, kus me paneme mööda, teeme pattu ja siis kuuleme endast sama häält küsimas. No milline kristlane sa oled? Vaata, kuidas sa räägid. Vaata, kuidas sa käitud. Vaata, kuidas sa välja näed. Need on hetked, kus võime hakata kahtlema enda vaimulikus identiteedis. Kuid Jeesus ütles, kirjutatud on. Mitte see, kuidas me tunneme või kuidas me oleme käitunud, ei määra meie identiteeti, vaid on kirjutatud, et kui me oleme Kristuses, siis me oleme uus loodu ja nii ongi. Kuid keda teie ütlete mind olevat? Peetrusel tekkis esimesena see äratundmine, sina oled Jeesus Kristus, elava Jumala poeg. See, mida Jeesus talle seepeale vastas, on päriselt mõistetav ainult siin füüsilises kohas. Kinnitame palun oma silmad samasse suunda, kuhu Jeesus vaatas seda lauset öeldes. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda. Just nii, seda kaljut nägi Peetrus siit vaadates just täpselt selliselt, kui ta kuulis Jeesuse suust selliseid sõnu. Kalju, mille nissides oli palju ebajumala koopaid, nisse all olid surmavalla väravad, ta nägi Paani, Augustuse, Nemesisse, ebajumalate templit. Sina, Peetrus, oled nagu see kalju, mis on seal üleval, kõrgemal kõigist neist ebajumalatest. Sina oled kindel ja sinule ma võin loota, sest sinule ehitan ma oma koguduse ja need seal all, need surmavalla väravad ei võida ära kogudust. Kujutage ette, millist mõju avaldasid Peetrusele need öeldud sõnad, kui ta vaatas selle võimsa kalju poole, mis on surmavalla väravatest üle. Usun, et pilt kinnistus temasse kogu eluajaks. Jeesus võrdles siin saatana kuningriigi väravatega. Miks? Väravad on kaitsev struktuur, mitte ründav. Meie suhtumine oma usuellu on tihti otse vastupidi. Me ütleme, saatan ründab meid ja meie üritame oma omandust kaitsta. Kuid Jeesus ütles siin vastupidist. Me võtame tema käest ära inimesi. Me viime Jeesuse valgust sinna, kus on pimedus ja pimedus taganeb. Jeesus rändas mööda maad ja tema teenistus oli ründava iseloomuga. Ta parandas haiget neid, kellede üle saatan oli saanud võimuse. Ta ütles, et ta tuli tühistama kuradi tegusid ja nii see toimis. Me peame muutma oma nägemust koguduse positsioonist. Me oleme siin maa peal, et võtta tagasi, mis kuulub Jeesusele ja tema kuningriigile. See sündmus oli ka ühtlasi alguseks Jeesuse teekonnale Jeruusalemma, kus ta täitis oma tähtsaima elu missiooni, surres ja lunastades meid. Nüüd oli ta rahul, sest oli andnud Peetrusele edasi oma missiooni, oma meelevalla sümbolina taevariigi võtmed. Ta oli leidnud kedagi, kellel on tõeline ilmutus temast ja see oli piisav. See ilmutus Jeesuse olemusest on kandvaks vundamendiks kogudusele täna. Tegelikult sa ei saagi olla osa kogudusest, kui sul puudub see ilmutus päriselt sellest, kes Jeesus on. Paljud lihtsalt usuvad Jeesust.
Usutakse, et ta oli ajalooline isik, et ta oli eriline inimene, kes tegi imesid. Kuid kogudus ei saa olla rajatud mitte millegile muule kui ilmutusele sellest, et Jeesus Kristus on elava Jumala poeg. Kas sinu usk on täna rajatud sellele? Kuid need ei olnud mitte ainsad ilmutuslikud sõnad, mida Jeesus siin kõneles. Ta ütles enne tagasi teele asumist midagi väga radikaalselt. Kes isa või ema enam armastab, enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti enese peale ega järgi mind, ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Jeesus räägib siin nii iseendast, kes võtab enda peale oma risti, mida ta peatselt tegigi, kuid ütles, et meie kristlaseks olemise hind on just sama, oma risti kandmine. Jeesus tõi oma jüngrid siia põhjusega, et näidata neile, kui võimas on tema kuningriik. Kogu see paganlus ja jumalatus ei suuda seista vastu tema kogudusele. Sellepärast, et see on rajatud kindlale kaljule. Me üritame tihti kaitsta endid kurja eest, mis on maailmas. Vanemad panevad oma lapsed kristlikusse kooli, et nad ei puutuks mingil juhul kokku maailmast lähtuva halva mõjuga. Kuid Jeesus ütles vastupidi, minge kõike maailma, minge nende keskele, minge paganlikesse kohtadesse, nii nagu on see paik siin, Paniases. Mitte, et minge nendest ära. Nii et oleme need, kes tulevad kohtadesse, kuhu teised inimesed ei tule, kartes, et võib-olla on halb mõju, aga lähme ja oleme valguseks seal. Kuid lähme siit edasi väikesele matkale mööda seda elustavat Paniase niret ja imetleme looduse ilu, mida teeb võimalikuks elustav vesi. Muide, väljend elav vesi on meie kõnapürukis saanud kuidagi müstilise varjundi, kuid heebrea keeles on see maim chaim, mis tähendab lihtsalt värsket voolavat vett. Just nagu see siin, ei mingit võluvett. See matkarada viib meile tuntud metsamoodi loodusesse. Seda tulevad siia iisraelised üle kogu maa imetlema. Siin lõhnavad kuivanud eukalüptipuukoored, õitsevad lilled, erinevad taimed, mida naudivad siia tulnud matkajad oma vabadel päevadel. Edasi jõuame aga Ottomani vesiveskini, mille kunagi panid pöörlema Paniase nirevood. Siin jahvatati veel mõnikümmend aastat tagasi jahu. Veelgi on säilinud selle vesiveski originaalne ratas ja seda ringi ajanud mehhanismid. Järgnevaks jõuame linna varemetele, mille ehitas siia Herodes suure poeg Herodes Philippos. Linnast ei ole palju alles jäänud. Siit on üle käinud vallutajad, sõjad ja ka maavärisemised. Jeesuse ajal oli linn nimetatud ümber Kaisarea Philippiks kuningas Philippose nime järgi. Linn oli ehitatud Akropolise kõrvale ja oli klassikaliselt roomalik. Näeme endi ümber paljude Rooma linnade kohustuslikke elemente, nagu saunu, ladusid kaupmeeste kaupadele.
linnakeskne tänav Cardo Maximus aga oli alati Vana-Rooma linnades keskseks elutuiksooneks, mille mõlemas ääres olid poekesed ja ärid, kus käis alati kihav elu ja kauplemine. Kuid linnas ei puudunud ka elu nautlemise võimalused. See kõik ilmestab, et Philippos oli nautlemise geenid pärinud oma isalt Herodes Suurelt. aga lahkudes tänasest Paniasest on meil selle väljapääsul üks kogu püha maad ilmestav ehitis. Selle vundamendis näeme kaananlaste tuhandete aastate vanuseid müüre. Nende peal aga Kreeka-Rooma aegseid kive, siis ottomanide sillutisi ja kõige ülemised on brittide laotud müüriread. see hoone ilmestab kogu Iisraeli ajalugu, justkui kondiitri poolt valmistatud kihiline Napoleoni kook, kus on paljud saanud oma võimaluse aja siin ehitada, valitseda, et lõpuks siis loovutada see kõik sellele rahvale, kelle esivanemale Abrahamile tõotas Jumal anda selle maa igaveseks pärandiks. Kuid usun, et meisse jääb siit kaasa alati see pilt Jeesuse küsimuse esitamise kohast, mis paneb paika meie usuelu fundamentaalse küsimuse. Kes meie jaoks on Jeesus? Seda küsib meie jaoks taamal olev punakaspruunist kivist Hermonimäe Jalami kalju. Kes on Jeesus sinu jaoks? Mis on sinu vastus täna Jeesusele selle peale?